Te vaatate intervjuusaadet Luik grillib ja minu tänaseks grillitavaks ehk stuudiokülaliseks on justiitsminister Urmas Reinsalu. Tere, Urmas! Tere, Mart! Mõned nädalad tagasi erakond nimetas ennast ümber Isamaaks. Sina teadupärast olid ju selle kurikuulsa Res Publica poistebändi liige. Mis tundega sa Ugala saali läksid ja sealt pärast välja tulid? Enesekindla tundega, nagu ma ikka lähen siis, kui ma sisenen ruumi või väljun sealt. Aga ma olin erakonna Isamaa asutajaliige 1992. aastal, kui ma olin toona Lennart Meri kampaanias ja siis oli ka loomulik lülituda sellesse erakonda, kes selle panuse Eesti pöördes läände kaasa tõi. Nii et minu jaoks oli see selles mõttes oluline, et tähtis on mingil hetkel erakondadel vaadata seda, et anda rohkem selgust. Ja see selguse kandmine on selle nime puhul, ma arvan, kõige olulisem, et rõhutada seda missiooni. See on Eesti rahvusriik, see on üldiste huvide, avalike huvide eelistamine erahuvidele, see on Eesti rahva kestmise poliitika ja see on ka kindlasti individuaalse vabaduse kaitsepoliitika, samamoodi nagu ka Eesti riigi või teiste rahvaste vabaduse poliitika. No seetõttu oli ka oluline mitte ainult nimevahetus, vaid maailmavaate dokumendi vastuvõtmine, kus kõik sinu poolt kirjeldatud asjad sees olid. Aga räägime natuke sellest poistebändist veel, et see oli aastaid levis selline legend, et tegelikult IRL-i juhivad väike seltskond respublikaane. Veel üsna hiljuti üritas umbes samas võtmes ka valitsuse juhtimist sinu nime taha kirjutada Edgar Savisaar, et tegelikult Urmas Reinsalu juhib kogu seda valitsust. Ja aastaid räägiti, et sina ja veel paar poistebändi liiget juhite IRL-i, et kuidas selle asjaga tegelikult oli? Kes siis juhtis IRL-i? Ütleme, alustame sellest otsast. Ma arvan, et erakonda juhivad liidrid ja eks liidriks kujunetakse, liidriks kasvatakse või liider ollakse. Et ega ta paha legend ei ole, ilus legend, aga tõsiasi on muidugi see, et erakond on meeskonnatöö. Et seda on võimalik teha tiimina nõnda, et see pole mitte riigiasutus või eraettevõte, kus sa saad käsuga kaaslasi motiveerida. Enamik inimesi, kes on ju poliitikasse tulnud, nad on oma mingite muude kutsetegevuste kõrvalt, see on neile pigem hobi või missiooni asi. Järelikult sul peab olema piisavalt sädet, et sa tõmbad inimesi kaasa ja ütled, et tule minuga, tule meiega. Me ajame õiget asja ja sa saad olla osaline ühes ilusas ja tugevas ja suures loos. Seda sädet kahtlemata Res Publica poliitikasse tulekul oli üksjagu. Miks üldse, see oli algselt mõttekoda, et miks see mõttekoda tahtis ennast erakonnaks teha? Aga sellepärast, et oli tegelikkuses ju välja kujunenud, kui sa mäletad, selline olukord, kus toonane Isamaaliit ja mõõdukad olid visatud, kes olid palju moderaatsemad ja palju mõnusama poliitika agendaga, kui täna võib-olla sotsid, aga olid ju verest tühjaks lastud. Toimus tegelikult ju võimupakt Savisaare ja Kallase vahel ja oli selge, et see poliitiline diskursus, Kallas ja Savisaar jagavad ära kogu Eesti poliitilise ruumi ja siis on ühele põlvkonnale poliitikast huvitatud inimestele, Eesti rahvale ongi määratud tegelikkuses niisugune alternatiivita siis poliitika vana põlvkonna kompartei karastusega meeste sepistatud aated. Ja see tundus täiesti out of question. Ja selleks tuli pakkuda välja kolmas alternatiiv uue värskusega hooga ja see tähendaski seda, et rahvas tuli kaasa ja sisuliselt Res Publica sai ju samad kohad parlamendis kui Keskerakond. Savisaar oli toona paanikas, ma mäletan, Rabeles otsis 28 kohta vist. 28 kohta just, otsis kohta, et kuidas ta ikkagi võimule jääb, sest Reformierakond oli lubanud Savisaarele, et jätkatakse ka pärast koalitsiooni pärast valimisi koos, aga see oli Reformierakonna firmaroog jälle tool alt ära tõmmata ja see on olnud nende poliitilise karjääri puhul põhiline ratsukäik taktikaliseks eduks. Ja Reformierakond oli ka see, kes murdis oma sõna Res Publicaga liitumisest loobudes, sest algselt pidi ju tegelikult Res Publica ühinema Reformierakonnaga, sugugi mitte Isamaaga. No meie loogika oli lihtne, et meie jaoks oli võib-olla paradoksaalne, aga meie jaoks oli alati seisukoht selles, et parem jõude
tuleb liita. Et see olukord ei olnud normaalne toona ja ega ta tegelikkuses veel segasem on ta täna. Et noh, kui me vaatame täna Eesti poliitilist kaarti, siis ma väidan, et puhas parem jõud on tegelikult ainult Isamaa. Et need toonid parempoolsuse või noh, heas mõttes kodanliku poliitika ja mingite muude poliitiliste lihtsalt populaarsuse sentimendi surfimiste ajal on muutunud väga segaseks. Aga veelgi enam, see parem sektor on tegelikult ju killustunud. Ja mis see roll ei ole normaalne. siis EKRE-l ehk konservatiivsel rahvaerakonnal on, kui sa ütled, et puhas parem jõud on tegelikult Isamaa? Nemad peavad ennast väga parempoolseks erakonnaks. Ei, nende poliitika ei ole parempoolne, kui me räägime majandusvabadusest, me räägime riigi osakaalust ühiskonna korraldamisel. Nad peegeldavad palju siiraid tundeid, mis Eesti inimestes on, muresid ja hirme. Aga nad teevad seda sellisel moel, et nende nägemus on pigem selline rahvus pluss sotsialism, et majanduslikus loogikas. Ja ma arvan, et see kindlasti ei ole jätkusuutlik poliitiline vaade. Rahvuslus on siis edukas vabas maailmas, kui ta on naeratav rahvuslus. Ta on enesekindel rahvuslus, aga mitte kõigi hirmude summa. See on thriller. Eesti poliitika maastikul ongi see huvitav fenomen, et kui küsida inimestelt nii-öelda liberaalseid või konservatiivseid küsimusi või vastuseid, küsida küsimusi, mille vastuse järgi sa saad inimesed siis liigitada kas liberaalsemateks või konservatiivsemateks, siis enamus tegelikult vastavad väga konservatiivselt. Seda eelistatakse justkui nagu maailmavaatena väga paljudes küsimustes. Aga nüüd, kui me vaatame valimistulemust, siis parempoolsed ikka kipuvad sageli nagu selles asjas alla jääma, et või vaatame kaks kõige suuremat erakonda, tegelikult mõlemad on paberite järgi justkui liberaalid. Kuigi tõsi, Keskerakonna puhul võib sinna taha lisada veel ükskõik millise tunnuse. Miks see nii on? Ma arvan, et see on kaubamärkide jõud ja kahtlemata ka turundustöö. Et ega tegelikkuses, kui vaadata seda, et ka suurepäraselt Reformierakond ja Keskerakond saavad aru, et väga paljude inimeste jaoks on selline konservatiivne, moderaatne konservatiivne vaade, niisugune nagu maailma ja elu tajumise platvorm. Ja nad püüavad mingites taktikalistes sammudes tulistada välja selliseid valgustusrakette, et siis peibutada neid valijaid ja paljudel juhtudel on see olnud taktikaliselt edukas. Aga kui valijad tagasi vaatavad, et kas nende poliitiline agenda on siis konservatiivne või liberaalne selles käsitluses, siis loomulikult on ta olnud kantud sellest, olgu ta siis vasak või parem liberaalsest paatosest. Et ma arvan, et Reformierakonna puhul selle nii pika võimu perioodi ajal, kui nad on võimul olnud, ma arvan, et neid ei saagi käsitleda klassikalise parem-vasak jaotuse pinnalt, vaid nad pigem on nagu selline erakond, kes meil tegutses enne seda sajandit, koonderakond. See oli tegelikult väga tugev, professionaalne tiim kokku pandud selle nimel, et juhtida kehtiva korra alusel, teostada võimu, manageerida, management party. Ja selline management party loogika ehk riigipartei loogika on täna Reformierakonda kandnud, eks nad nüüd on veidikene segaduses, püüavad ennast uuesti ideologiseerida, aga see põhipaatos, et me oleme asendamatud. See põhipaatos on neil endiselt jätkuvalt nagu kreedo. Me oleme asendamatud ja sellepärast me peame olema võimul. Demokraatlikus poliitikas, kui tõepoolest seda poliitikat toetab ka suur hulk valijaid, on väga suur oht riigile jõuda suletud süsteemi. Lihtsalt mitte nüüd totalitaarses mõttes, aga lihtsalt ühiskonna areng võib kinni joosta. Ja see kinni jooksmise tegelikult ju näide oli ka see viimane valitsuskriis, kus siis ka kõik erakonnad, kes alternatiivina Reformierakonnale tulid, pakkusid ju välja palju väga kiireid lahendusi, mis omakorda ületas ühiskonna muutuste taluvust. Liiga palju, eks ole. Kui sina olid selles protsessis väga aktiivselt osaline, mida seal põhimõtteliselt valesti tehti, sest et koalitsioonileping on saanud peale seda 1,5 aastat ainult nuuti? Ma arvan, et põhihoiak oli õige. Põhihoiak oli õige, et nagu
isand Ilves kunagi ütles, et see, mis meid tõi siia, ei vii meid enam edasi. Et me lihtsalt julgeme oma ühiskonnas erinevaid eluvaldkondi, mis demokraatlikus ühiskonnas on väga piiratud valdkonnad, mis demokraatliku võimu määrata on, aga julgeme neid muutusi esile kutsuda selleks, et me usume, et midagi muutub paremuse poole. Või me ei julge, vaid me ütleme, et tegelikult on niisugused näivloosungid põhiliseks poliitiliseks tooteks, mida valijatele pakkuda. Ma arvan, et see rahulolematus oli täiesti legitiimne, aga see on rohkem poliitturunduse häda, kuidas see välja kukub või kommunikeerub. Välja väga hästi ei kukkunud, et väga palju on kritiseeritud seda, et inimesed ei saa aru sellest täpselt poliitikast või et seda nüüd kogu aeg nii-öelda puusalt minnakse parandama, aga paljud poliitikakommentaatorid ise seletasid seda asja ju nõnda, et 2016 Keskerakond oli lihtsalt nii suures näljas, nad olid kõik see aeg istunud opositsioonis, et nad tahtsid nüüd loetud päevade või loetud kuudega teha ära täieliku kapremondi. Kas oli selline atmosfäär seal koalitsiooni alguspäevil? Kõigis partnerites, tõsi küll, et see oli erinevates suundades ja poliitikas pahatihti võib tegelikult kompromiss kujuneda välja selliseks, et kukad kratsivad kõik osapooled, aga et vähima hävimise summa pigem. Aga tõsiasi oli see, et ega Keskerakonnal see põlvkond poliitikuid suures plaanis, Mailis Reps välja võtta, ei ole olnudki riigivõimu juures. See on ühtepidi õige, täidesaatva võimu ehk valitsusvõimu juures. Aga teisipidi ikkagi, kui võtta nüüd see märksõna, üks asi on näilised lahendused. Ja neid poliitikas võib tuuta lõpmatult tegelikkuses, mida ka poliitikud ise ei usu, et neid ellu viiakse. Aga teine asi, selle koalitsiooni nagu lähtekoht oli, et see ei ole kindlasti mingisugune ideoloogiliselt riigi kurssi muutev koalitsioon. See oli Isamaa jaoks väga tähtis põhimõtteline lähtekoht, et me ei pööra selga senisele Eesti julgeoleku välispoliitikale, põhimõttelisele seisukohale, et maksukoormust ei tohi tõsta, põhimõttelisele seisukohale, et astmelist tulumaksusüsteemi ei tohi teha, et inimeste edusooritust ei tohi karistada, vaid me teeme ära mingid tegelikud asjad, pragmaatiliselt. Ja lõppude lõpuks, millest on räägitud aastaid oli, kui ma alustan kas või talupoegadele top-upi maksmine, õpetajate palga hüppeline kasv, maksureform, kaitseinvesteeringute programm, need olid kõik räägitud, aga puudus poliitilist tahet seda asja ära teha. Nüüd tehti üks pakett asju ära ja ma arvan, et selle üle mul ei ole põrmugi häbeneda, et tegelik asju, mida meil oli poliitilist erikaalu tahet ära teha. Ja siis, kui 1. jaanuarist tulumaksureform jõustus, oli raske leida riigis inimest, kes sellega rahul oleks lõpuni. Miks see nõnda läks? Aga kas see ei olnud? Ma ei ole kindel, et... Nüüd on see vaibunud see tegelikult laine, aga ikkagi jaanuaris-veebruaris olgem ausad, kõik koalitsioonierakonnad olid nagu infotsunami või kriitikatsunami alla jäid just selle sama reformi pärast. Inimestele taheti head teha, aga nad ei kiitnud seda heaks. Kas sa mäletad, Mart, milline lõugamine käis siis, kui mindi üle vabale elektriturule? 2013. 1. jaanuar. Ma uurisin ise ka oma elektripakette, segane värk oli, et mismoodi need elektripaketid on. Mingi pakett mul on, tõenäoliselt oleks hea peremehelik seda uurida ja vaadata, kas kuskilt mujalt saab paremat, suurt ilmselt rikkaks või vaeseks, ma emma-kummaga ei saa. Aga milline hüsteeria ja paanika oli meedias, eks ole? Tundus, et elektri hind läheb 2-kordseks, 3-kordseks, 4-kordseks. Et me ainult elamegi selleks tööl käime, et maksta oma elektri eest, et lamp põleks laes. Tegelikkuses nüüd on möödunud 5 aastat. Ja ma vaatasin, et kevadel sisuliselt samas suurusjärgus on elektri hind, mis ta oli enne turu avamist. Sama tase. Teine teema, mis tuletab meelde, mis käis läbi, oli seotud prügi sorteerimisega. Seal oli seda müüte tohutu palju oli, et ainult kalosse ja televiisorid, kuidas see seal eri kastides seotud. Nõnda. Aga see oli muutus, kus mingisugusel moel pidid suhestuma kõik tööandjad, kõik töövõtjad, kõik inimesed, kellel oli mingisugune tulu. Ja selle muutuse ulatus kindlasti oli selline, et ta tekitas stressi. Kui nüüd on see tolm langenud, stressitolm, siis enam me ei näe, eks ole, miitinguid või kisakära, et nüüd on nihes või teises suunas. Põhimõtteline hoiak, mis sellel oli ju see. Tulumaksumäär on Eestis jätkuvalt 20%. Olukorras,
kus meie 2 koalitsioonipartnerid soovisid kehtestada astmelist tulumaksu ja tõsta jõukamatele inimestel seda 20% määra. Me ütlesime ei läbi. Teine pool oli see, et me alandasime sisuliselt tulumaksu väga suurel osal rahvastikust. Kokku nominaalsummas pärast vabanemist kõige rohkem ühekordselt, mida üldse Eesti ajaloos on tehtud. See oli sisuliselt 150 miljonit eurot. Võib-olla Pätsi ajal tehti ka kunagi rohkem, ma ei ole kursis Pätsi maksureformidega, aga see on ikkagi reaalsus. See on reaalsus, et kui valik on selles, kas riik võtab inimestelt rohkem raha ära ja siis nunnu riigina jaotab seda tohutult õilsatel kaalutlustel maksumaksjate vahel ümber või inimestel jääb oma raha kätte, siis ma eelistan alati seda teist valikut. Inimesed on palju arukamad oma raha üle otsustamisel, kui mingid tähtsad poliitikud ette kujutavad. Maris Lauri tuli lagedale sellise väitega, et väikse sissetulekuga inimestel ei tohigi jätta liiga palju maksuraha kätte, sest nad ei oska sellega midagi arukat peale hakata. Ja nii ütles majandusteadlane, kindlasti väga tugeva empaatiavõimega inimene, see oli tema arusaam ühiskonnakorraldusest. Sellise nägemuse, et ei jõudnud isegi Marx ja Engels, et tulebki inimesed raha üle võtta, sest nad on lollid. Aga ka need väikese palgaga inimesed, kelle tõesti, kui nad nüüd arvutavad tänasest sissetulekust oma tulumaksu, siis nad näevad, et see on seal keskmise palga puhul on ta 11,5%, eks. Efektiivne tulumaksu arvestus väga palju väiksem, kui see siiani oli. Ka nemad kippusid pigem valitsuskoalitsiooniga kurjustama. Kas kogu see möll oleks jäänud ära, kui oleks suudetud kokku leppida selles, et 500 eurot tulumaksuvabastust on kõigile sissetulekugruppidele? Ja, küllap siis oleks kriitikat olnud vähem, aga selle hind toona oleks olnud üks peoteist muid maksutõuse. Siis oleks käinud kisakära nende muude maksutõusude üle. Sest ega siis nende poliitikas asjade tegemisega on nõnda, et ega ükski partei, ka opositsioonis täna, kes kritiseerib seda maksureformi, ega keegi ütle, aga kui meie võimule tuleme, me paneme neile inimestele jälle maksu peale, et on 180 eurot tulumaksu miinimum, mitte 500, kõik ütlevad, see 500 on fine, see jääb. Järelikult muutus on esile kutsutud. Muutus on see, et me oleme jõudnud sisuliselt Lääne-Euroopa kehvema elujärjega riikide maksutasemele selle tulumaksuva miinimum loogikas. Inglismaal 10 000 naela aastas tulumaksuva miinimum kõigile. Ja meil on selles mõttes me peame aru saama, et me konkureerime oma inimeste tuleviku pärast teiste riikidega. Ja kui meil on tegelikult efektiivne sissetulekumäär 2-3 korda madalam võrreldes Põhjala riikidega, jõukamate Lääne-Euroopa riikidega ja maksumäär on tegelikult ka 2 korda kõrgem, siis see asi on tegelikult ju pehmelt öeldes tobe. Demokraatlikul riigil on vähe meetmeid, kuidas oma inimestele elukeskkonda võrreldes jõukamal järjel riikidega muuta paremaks, aga maksupoliitika on üks neist. Ja selles samas maksupoliitikas sai vist üle võli keeratud veel ühe teemaks, see on aktsiisid, kus me nüüd öeldakse, et me oleme mitme ERMi jagu juba raha Lätti viinud. Ja siin on Isamaa ka suutnud seda aktsiisitõusu pidurdada, eks. Et kas aktsiiside vähendamine on ka mingi toimiv plaan või idee või üritatakse seda lihtsalt olemasoleval tasemel hoida ja loodetakse, et naabrid tõstavad oma makse juurde? Kõige selles loogikas tundub kõige mõistlikum, mida erinevad parteid välja käivad, tasuta viina ja õlut. Siis on tegelikult aktsiiside prognoositud laekumine on alati 100%, ülitäpne. Aga nüüd tõsiselt rääkides, siis ma arvan, et me pole kunagi olnud sellised vennaste koguduse stiilis erakond, kes tahab inimest õpetada ümber elama. Et erinevad halvemad ja paremad harjumused inimest saadavad. Tähtis on, et ühiskonnas oleks mingisugune parajuslik, tervemõistuslik niisugune hoiak pahede suhtes. Me mäletame, 90. alul oli selline olukord, kus ajalehe putkades müüdi väikesed plastmastopsid olid viina. Hommikul võisid osta seal öösel, nõnda edasi. Täna tundub veidikene jabur või nõme mõelda sellele tagasi.
aga tegelikult ma arvan, meie jaoks ei ole kindlasti mitte aktsiisipoliitika selline, et me ehitame uut mingit homo soveetikust, alkoholi mitte tarbivat indiviidi läbi aktsiisipoliitika. Et me ei ole niisugune Gorbatšov 2.0, me pole kunagi propageerinud. See on üks kõige mõistlikumaid riigi tulupoliitikaid, sellepärast, et mõistlikum on võtta sealt seda tüüpi tarbimiselt, kui maksustada, ma ei tea, piima või raamatuid täiendavalt. Ja nüüd, kui on juhtunud see, et enam tulu ei laeku nii, siis loomulikult tuleb need otsused ümber revideerida. See on vähemalt kahtlust, et kui tulu ei tule sellest, et kui sa kisud seal kapsajuurikat ka välja koos umbrohuga, siis on midagi, siis sa sügisel nagu head saaki ei saa. Nüüd veidi rohkem kui aasta aega on IRL-il või siis täna Isamaal olnud uus esimees ja enam-vähem kogu selle aja on Isamaa olnud valitsuskoalitsioonis jonnipunni rollis, et tema läheb ja korrigeerib väga paljusid neid samu algselt koalitsioonis kokku lepitud asju, et sina väga paljuski pead seda ka ministrina ellu viima, et milline see töine õhkkond üldse praegu valitsuses on, et kogu aeg vaidleme meie justkui vastu, kui ajalehti uskuda? Ei, väga palju me vaidleme ka poolt. Täna ma tulingi just siia saatesse parlamendist, võeti vastu riigivastaste kuritegude täiendava reformimise kohta õiguskomisjon kiitis heaks põhimõttelised muudatused, et mida varem ei ole tehtud. Et saab küll, meil on väga palju asju tehtud, vanemahüvitise paindlikumaks muutmine, mida Kaia Iva on teinud, sisuliselt eelarve tasakaalu põhimõte, mille eest see siis Toomas Tõniste, need on erinevaid mõistlikke asju, aga mis on selline lähtekoht? Lähtekoht on see, et kahtlemata Keskerakonnal ja sotsiaaldemokraatidel on väga paljuski sarnaseid vasakpoolsed platvormid olevad poliitikaid. Ja siin on IRL peab olema kahest väljas, kuna on ühel teisel pool on kaks parteid, järelikult, et me peame tasakaalustama kahte valitsuskoalitsiooni partnerit. Üldine Eesti poliitika põhimõte on, et otsused võetakse vastu konsensusega. Ja paljudel juhtudel me oleme pidanud vajutama punast nuppu, et see asi ei lähe läbi, sest me ei usu sellesse. Me ei saa panustada sellesse valitsuskoalitsiooni, mis toodab otsuse, mis on meie väärtustega või põhimõtetega vastuolus. Paljudele meie asjadele on teinud ka partnerid nii ja see on olnud nende seaduspärane seisukoht. Aga lõppkokkuvõttes ma arvan, mis on tähtis, on see, et see koalitsioon ei ole rikkunud Eesti edu, vaid on mingisugustes otsuste valdkondades on suutnud vastu tegelikke otsuseid võtta, mida varem oli argus või suutmatus langetada. Et eelmistes valitsustes, kus sa oled ka liige olnud, et sa ei näinud siis, ütleme, tänase koalitsiooniga võrreldes, sa ei näinud sellist otsustavust. Saan ma õigesti aru? Jaa, see on pahatihti elus, et ega võim rikub inimest, iga inimest. Absoluutne võim rikub absoluutselt, kui see võim on liiga kaua, siis need võimu negatiivsed küljed tulevad esile ja kahtlemata üks partei Eestis oli jäänud liiga pikaks ajaks võimule. See, mis probleem oli Reformierakonnal riigis, me näeme täna seda probleemi Keskerakonnaga Tallinnas. Eriti, kus ainuvõim kipub seda veel võimendama, et need on probleemid, et kogu demokraatia toimimine ei ole mitte see, et sul on valimised. Valida võib ka autoritaarses riigis, vaid demokraatia siis realiseerub, kui sul toimub reaalselt võimuvahetused. Et siis on võimalik pidada debatti, siis on võimalik katsetada erinevaid ideid ühiskonnas, siis valija saab aru, et ta on võimeline muutusi esile kutsuma. Kui see nihkub paigast ära, isegi kui on täiesti mitte väliselt survestatud olukorras, aga see toob kaasa ühiskonnas suletuse. Nii et see võib tõele vastata, nagu endine peaministri Taavi Rõiva majandusnõunik kirjeldas, et sisuliselt keegi tema nõu teada ei tahtnud, rohkem tegeleti seal sotsiaalmeedia postitustega, tegeles peaministril kui selle riigijuhtimise või nõu kuulamisega, et kas siis tõesti selline atmosfäär oli eelmises kabinetis? See, mida proua Arumäe viitas, proua Arumäe võib-olla oli sotsiaalse küpsuse väike defitsiit selles loogikas, et ta ei saanud aru, et teda ei kutsutudki nõu saadma. Teda kutsuti isegi mitte näitlejaks lavale. Teda kutsuti kulissiks.
Ja tegelikult tema mõte oli ju see valitsuskoalitsioon pandi kokku valimiste võitmiseks, et Reformierakond võidaks uuesti valimised. Kas ta oli pragmaatiliselt kasulik ka sotsiaaldemokraatile sellesse koalitsiooni minna, tagantjärgi vaates tõenäoliselt mitte. Aga, ja see pidi, need inimesed, kes toodi kulisside nappi, nende ülesanne oli näidata siis professionaalsust, tasakaalukust, ekspertiisi, see, mida kardeti Rõival puuduvat. Tegelikkuses Maris Lauri, Ruta Arumäe, need Anne Sulling, nemad pidid andma siis tegelikult, nagu ikka Eesti poliitikas, keerulisemad asjad jätaks naiste teha, vastutavad asjad, nemad pidid looma selle usutavuse aura. Nii et tema funktsioon oli olla ja mitte segada, aga loomulikult aruka inimesena ta leidis, et see on teda alavääristav. Ma arvan, et see kriitika protest tuli sellest, et pigem olid, ma usun talle juhtnöörid, et ära sega ja mine jaota Reformierakonna reklaame. Räägime Justiitsministeeriumist ka. Sa oled ikka olnud seda meelt, et Eesti ei peaks liiga palju, et siin ei peaks vohama õigusloome, aga reaalselt tuleb nii ministeeriumist kui ka Riigikogust uusi seadusi, määruseid ja regulatsioone nagu Vändrast saelaudu. Miks see nõnda on? Ja enam see nii ei ole. Tegelikkuses, kui me vaatame hoopis vastupidi, et opositsioon kritiseerib, et parlamendi istungid on tühjad. Meil ei ole järada unnikuid seadusi. Ja see on olnud, nad ei saa aru, et see ei ole mitte valitsuse laiskuse tulemus, vaid see on vastupidi signaal sellest, et kõike ei pea seadustega reguleerima. Et me võime imiteeritud seadusi pakkide kaupa toota. Aga tõsi on selles, et ega meil täna Eestis vaevalt, et on inimest või ettevõtjat, kes ütleb üldistatult, et meil on seadusi liiga vähe. Et kui oleks rohkem seadusi, siis oleks elu parem. Aga tõsi on see, et samas oma üksikküsimuses, mis ei ole midagi korruptiivset, aga legitiimne huvi, mis on kindlasti kõik on huvitatud, et täiendavalt mingis ühes või teises suunas oma valdkonda reguleerida. Et see paradoksaalne olukord jääb alati. Aga tõsi on selles, et meil üldine hoiak peab olema, ja selles valguses ma olen esitanud ka uued õiguspoliitika arengusuunad aastani 2030, et vähem seadusi, vähem bürokraatiat, vähem reegleid ja ma usun, et nende uute poliitika arengusuundadega me suudame rohkem ka tulevasele valitsusele päitseid pähe panna. Üks valdkond, kus seda sama vohavat seadusloomet on esile toodud, on see, et mood, kuidas me tegelikult võtame Euroopa regulatsioone üle, et me võtame need saksaliku täpsusega ja võib-olla mõnel juhul, nagu näiteks andmekaitseseaduse, kõige värskem teema andmekaitseseaduse regulatsiooni ülevõtmisel, keerame veel ühe punkti juurde või paneme sinna veel juurde, kuigi selleks mingit vajadust otseselt ei ole. Et kas see on suur probleem? Mina isiklikult tajun seda, et tegelikult Euroopa Liitu astumisest alates on tegelikult see bürokraatia plahvatuslik kasvamine aset leidnud. No ega see ei ole mitte ainult bürokraatia kui niisugune, et Euroopas suures süsteemis tahetakse kõiki asju täpselt kirja panna. Eks selle taga on ka ideoloogiline projekt, et Euroopa Liit kui poliitiline liit, et mida integreeritum ta on õiguskeskkonna mõttes, seda rohkem realiseeritakse ka Euroopa Liidu kui ühe tervikliku ühiku poliitikat. Aga selle andmekaitseseadusega täpselt selle loogika järgi, ma olen selle ka parlamendile esitanud, et rätsepa 6 lõiget pidi võtta üle minimaalne piir ja püüda säilitada see läbipaistvus, mis Eesti ühiskonnas minu meelest on olnud vooruseks. Et meil on suhteliselt ka e-teenuste tõttu läbipaistev ühiskond ja seda ohverdada isegi väga ebamäärastele, nii-öelda tinglikult virtuaalsetele eraelu kaitse kaalutlustele, ma arvan, et me jääme ühiskonnana või selle ühiskonna läbipaistvuse tegelikult vaesemaks. Meil on jäänud nüüd valimisteni, saate lõpuni on väga vähe aega jäänud ja valimisteni ka mitte väga palju, 9 kuud napilt. Et mis sa arvad, mis nende valimiste põhikonflikt ja põhiteemad saavad üldse olema? Nende valimiste puhul on kõige kesksem küsimus. Ma ei tea, mida valijad ütlevad või mida valijad arvavad, aga minu arusaama järgi on kõige kesksem küsimus see, et me peame aru saama. Putin on pääsemas ka Krimmi okupeerimisest ilma lõivu maksmata
ja sisuliselt, kui me vaatame ka Venemaa per capita ostujõupariteedi alusel SKP-d, on Venemaa ka taastumas nende sanktsioonide mõjust. Mis tähendab seda, et Eesti jaoks ei ole tähtsamat küsimust, kui on see, mis puudutab meie rahvuslikku julgeolekut. See, et kuidas erakond ja millisel moel erakonnad on võimelised hoidma senist võimekust riigikaitses, aga tegelikult, mis on tähtsam, me vajame suures plaanis vähemalt 2-kordset võimekust oma riigi kaitsmiseks. Me peame olema ise valmis hakkajad ja suutma saavutada ka läbilöögi naabrite ja partnerite seos meie puhul. Et Eesti koht maailmas ja Eesti kaitstus on A ja O nendel valimistel, sest kui seda ei ole, on kõik täiesti ebaoluline. Siis me võime arutada nagu annekteeritud... Eesti rahval ei ole jätkamise perspektiivi, et siis kõik ülejäänu on ebaoluline. Aga ma arvan, et Eesti rahvuse jätkamise eeldus on tegelikult rahvusriik. Ja see kindlasti, et millist riiki me tahame näha, kas äririiki või hoolekanderiiki või rahvusriiki, see debatt on seotud ka sellega. Aga kena, sellega on meie saateaeg täna läbi. Stuudios oli justiitsminister Urmas Reinsalu ja kohtume taas nädala pärast.